videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi lõunatund Nõmme raadios, nagu me näeme, nagu me kuuleme, kõik veereb edasi, ma pean silmas elu kui niskest, veereb edasi, nagu tagasi või kuhugi ta veereb, igal juhul nagu võõbatud pall, nagu õilsa Tony Spenceri laulu tõlge meile ütleb ja stuudios taas ei keegi muu kui väljauuriv ajakirjanik Andres Rait, kellel on olnud mõningaid pahandusigi sellepärast, et ta kurat uuris välja, aga meie ei tahtnud, et välja uuritaks, meie arvasime, et võib-olla alles tema lapsed saavad siis, kui see 70 aastat möödas on teada, et vat niskeses mudas nad elasid, aga see oli ilus muda, sest meil praegu, kurat temaga, stuudios Andres Raid ja Andres, mis meil on uudist kui niisugust? Tere muidugi kõigepealt. Ma ei oskagi öelda, et kas see on uudis, et igasuguseid naljakaid asju üsna pealt näha tavamõistuse jaoks isegi mõistetamatuid ja kohati isegi totraid juhtub ikkagi edasi ja tundub, et asi läheb üha hullemaks. Selles mõttes, et kui kes on veel säilitanud terve mõistuse, päris terve niisuguse looduslikku, neil on üha keerulisem. Esiteks voolule vastu sõita ja teiseks võib-olla sellisena säilida. Näiteks, toome väikese piltlikul näite, kuidas vaatab, suur tammepuu seisab, ilus, tõrud küljes kasvab, tüve ümbermõõt, mitusada aastat vana, tüve ümbermõõt kaugelt üle meetri ikka ja ei võta ümbert kinnigi, kahekesi isegi ei võta. Läheb sealt mööda veinike, kes vaatab seda puud ja mida ta näeb? Ta näeb küttepuude riita. Tähendab, mis sellest kõik on võimalik saada, tammel väga hea ju kütteväärtus ja ta annab kütte või siis puud maha müüa. Läheb järgmine mees ja näeb selles mida? Näeb sellest laudu näiteks, mida on ka võimalik, millest midagi on võimalik teha, mida on võimalik müüa, mida on võimalik vahetada millegi vastu võib-olla. Näeb kolmas mees, kes näeb võib-olla hoopiski mingisuguseid palke, tammepalke, mis juba on laeva peale paigaldatud ja juba arved pankades kasvavad ja kõik on väga rahul ja kõik on väga tubli ja veel ja nii edasi ja nii edasi. Siis mingisugune nõrkev rändurmees näeb seal varju ja siis tuleb laps, niisugune paariaastane või isegi väiksem. Tema näeb seal tammepuud, millel on tõrud küljes. Ilus suur puu, vaatab seda, jahetab, loodusvõimas, küll on ilus. See on nüüd siis, kuidas keegi asju vaatab ja nii see ongi. Ja ma kujutan ette, et suur osa nendest täiskasvanutest, kes seal erinevaid asju nägid. Et vaatavad seda last, et oi, kasva veel, sa veel ei oska näha kõike seda, mida siit on, tähendab seda reaalset ilu või seda looduse kõike seda harmooniat ja võlu. Mis see tegelikult on? Jah, seda, nüüd sa pead õppima, nägema sellest, mis tegelikult on, mida me kõike ette kujutame, mida võib-olla isegi saab rahaks teha, aga olgu peale. See viimane, mis sa ütlesid, see on natuke luululine, sellepärast, et vaata, see laps, kes näeb hiiglaslikud tammepuud ja tõrusid, oksi ja lehti ja linnukes seal üleval ja ei tea mida veel, see läheb kooli. Ja ühes koolis õpetatakse talle, et ta näeks palke, teises, et parketti, kolmandas, et lihtsalt rahapakki, mis ta selle tammepuu puruks lõikamise ja maha müümise eest saab ja kui see lapsukene hakkab rääkima, et aga see oli kunagi, ma mäletan lapsepõlvest, tead, see hunnik, mis siin laeva peal on, see oli hiiglaslik puu, mille nimi, nagu mul meelde tuleb, oli dub
Tammsaare tamm. Ilus nimi oli pandud. Ja siis öeldakse talle, et ei, nüüd tipa-tapa mine, lase ennast vaktsineerida või võta rahust, ei saa, tead, sa näed midagi niisugust, mida näha ei saa. See on parkett, see on palgid, see on raha! Anti Popola. No nii, aga võtame mõningaid pealkirju ka, mulle kohe meeldib. Nii. Tsahkna taunis Gruusias jõustunud välisagentide seadust. Tsahkna taunis. No mida Tsahkna taunib või ei tauni, see ei ole tegelikult enam ammu kuigi oluline, sellepärast et ma ei tea, ka juhvimad hakkavad ilmselt aru saama, et ametikohale on saanud isik, kellel ei ole selleks ei erialalist, ei kutsealast ega ka ametialast kõige vähematki ettevalmistust. See on isik, kellele on juba maast madalas kinderstubega sisendatud, et see pole tamm, see on parkett, see on palgid, see on raha. No ja võt just nimelt. Ja siin on, tema puhul on muidugi, või tähendab mitte ainult tema puhul, vaid tema suguste puhul on iseloomulik veel üks asi, tähendab kõik see tegevus suurel määral on kantud hirmust, et äkki saavad aru, et ma olen tegelikult, mitte eriti ärgas inimene, et mul puudub ettevalmistus, et ma tegelikult paljudest asjadest aru ei saagi. Ja seda siis kompenseeritakse kõikvõimaliku aktiivsuse, kõikvõimaliku mölapidamatuse ja nii edasi, nii edasi. Ja siin on pigem vastupidi. Inimesed on nii rumalad, et ei saa aru, kuidas ma neid valgustada püüan. Kuule, aga välisagentide seadus. Nüüd, välisagentide seadus on tegelikult riiklikust seisukohast väga mõistlik asi igasugustes riikides, sõltumata riigikorrast. On sellised organisatsioonid kas loomisel olemas, või vähemalt on kunagi loodud, nad on kas hääbunud või ei ole erinevates riikides erimoodi. Aga Ühendriikides on täpselt samamoodi, ka Venemaal muide on täpselt samamoodi. See tähendab lihtsalt seda välisagentide seadust. Et kui meie näiteks teeme sinuga praegu antud juhul Nõmme raadiot, see tähendab, me ei jooda ega lisa sinna lampe, me ei tee füüsiliselt, vaid teeme Nõmme raadiot, siis kui me saame selle raadio tegemiseks raha näiteks Senegalist, Venemaalt, Ameerikast, ükskõik kus koha pealt mujalt, siis peaks see olema fikseeritud selles mõttes, et nii riiklikud struktuurid kui ka vaatajad-kuulajad teavad, et see seltskond tegeleb selle ja selle raha eest. Tegutseb, ilmselt on siis ka see natukene, mitte ilmselt, vaid loomulikult on see siis ka natukene kallutatud ühele, teisele, kolmandale või neljandale poole, ta on kas madaldatud või tõstetud, aga see on täiesti loomulik, et riiklikud struktuurid ja auditoorium saab aru, kelle raha eest tegutsetakse ja keda esindatakse. See on täiesti loogiline ju. Meilgi täpselt samamoodi, ega kui mingisugune ajaleht näiteks tekib ja seda rahastab mingisugune Mongoolia salapärane fond, tekib ju küsimus ikkagi paratamatult, et oot, mis asja nad siin ajavad ja kes moodi, nüüd valimised tulevad, siis ka natuke tahaks teada ju, et kes seda kandidaati rahastab, et kui teda rahastatakse välismaalt, siis loomulikult tekivad ju küsimused, kelle huvides ta siis praegu tegutseb, või kui ta osutub sinna või tänna valituks, kelle huvisid ta esindama hakkab ja nii edasi, nii edasi. Iseenesest täiesti mõistlik. See, et kuskil mujal on mingisugune teine riigikord, et mingisugused muud huvid prevaleerivad ja lähtutakse mingitest teistest asjadest, usk on võib-olla teistsugune või puudub igasugune usk üleüldse, see on riikide siseasi, aga see on üsna loomulik, et tahetakse teada, kes need välisagendid seal sees on ja kelle huvides nad töötavad. Täiesti mõistlik ju. Aga see, et mitte meie, vaid üleüldse ükskõik missuguse riigi välisminister läheb opositsiooni kuskil toetama, ta võib-olla võttis eeskuju, et kui Victoria Nuland Kiievis käis, tema ju võis pirukaid seal jagada. Vaadake, Nuland ja Tsahkna, need on kaks isikut, kes
on eri kaalukategooriates, absoluutselt. Ja Noland oli natuke lähemal No Noland oli siiski Maidani manile. kelle käes olid ikkagi väga suured hoovad, mis on aeg-ajalt võib-olla meie välisministri käes on võib-olla midagi muud ja oluliselt väiksemad, aga olgu pealegi. No nii, Mikk Salu, muide, väga hea sulejooks, tähendab, sulejooks on ülekantud tähenduses, väga hea kirjaga ja keele valdamisega ajakirjanik. Ja ütleb niimoodi, Eesti peaks Iisraelilt õppima, mitte teda laimama. Vot ma ei ole veel kohanud kohta, kus koha peal Iisraeli laimatakse. Kas sa oled näinud kuskil? Laim, mida tegelikult tehtud ei ole. Teadvalt vale ja halvustav. Ma ei mäleta, ma lugesin selle selgeks endale Eesti NSV kriminaalkoodeksist, aga ma usun, et ta on midagi sarnast täna. No vot ei tule ette, et kus oleks Iisraeli laimatud. Aga olgu pealegi. No valeinfo ja propaganda. Ja Eesti peaks Iisraelit õppima. Muide, siin on üks suur tegelikult tõde taga küll. Aga ainult, et kas näiteks dispositsioonide süsteem ehk hoiakute süsteem, millised hoiakud seisnevad, kas näiteks kokkukuuluvuses, siis ühises teiste alamateks pidamises või ükskõik milles, Iisraeli juudid üle ilma, nad on ju tuntud, nad hoiavad väga kokku, mis sest, et nad omavahel võivad, kas või võt, kui on jutuks näiteks tuleb Talmud, on neid 10 juuti, siis on ka umbes 15 erinevat seisukohta ja kakkeldakse nii, et lokid lendavad. Aga nii pea, kui on asi ühine, siis monoliitsemat seltskonda on väga raske leida. See on juba ajaloost teada. Või tuleb välja siis, nii-öelda pinnale ujub rahaline raske kahurvägi. Võib-olla küll, võib-olla, aga igal juhul haruldaselt üksmeelne ja selles mõttes oleks meil neilt õppida küll. Ainult, et nüüd ma ütlen selle sõna väärtussüsteemide kohta. Kõik, kes need räägivad siiamaani alatest juba jutuks olnud Tsahknast, kui nad räägivad mingitest väärtustest, siis väärtussüsteemidest neil tegelikult ettekujutus puudub. Vähemalt nii võib järeldada nende suuliste ja kirjalike tekstide põhjal. Ma räägin aksioloogiast, mis on klassikaline väärtusõpetus, kus kõige üleval, kõige ülemisel astmel, ehk siis ülimaks väärtuseks on imelihtne asi. 4 ajast koosneb, see on tõde. Ei usu. No, ma räägin klassikalisest aksioloogiast. See on kirjandusteoreetiline fenomen. Ei, see on päris, see on ikkagi päris. See on aksioloogia. Need inimesed paraku sellest midagi ei tea. Ja väärtuste süsteem, see ei ole õpitav. Inimene, ta kas kujuneb mingite väärtuste kandjaks. Ja ma ei räägi siin mingitest poliitilistest süsteemidest, mida siin kogu aeg meile väärtustel pähe kaela määritakse suisa sõna otseses mõttes igalt poolt ja alates kõikvõimalikest tegelastest, kes tegelikult ei ole mitte mingisugused teadlased ja ei tea neist asjust suurt midagi, aga kes on väga osavad propagandistid ja kes on seetõttu osutunud vägagi kõrgetel mõjuvõimsatel kohtadel olevateks. Mul sulle küsimus, see on niisugune, vaata, see on ajendatud muidugi sinu praegusest jutust, aga see käsitleb ühe ema protesti, kes ei tahtnud, et tema 5. klassi poeg läheks Viljandi teatrisse vaatama etendust koduvägivallast või perevägivallast, mida küll avalikult, nii ei pidavat laval nägemagi, aga ikkagi. Mul seisukoht selline, et sellise etenduse didaktiline väärtus on kummaline, sest alati võib valida poole. Mina tahan saada selliseks, kes annab molli ja kelle sõna maksab. Ja teine, aga mina juba ette kannatan, sest mina olen määratud kannatama ja leppima ja ongi
perses terve kuradi lapsepõlv. no ei, no vot ei ole, vot siin on üks niisugune pisikene detail. Hinnangute andmine on teinekord väga raske. Hinnangute andmiseks peab olema sul endal mingisugune niisugune, mingisugune mõõdupuu olemas. Ja selle mõõdupuu sa kas oled kodunt kaasa saanud või ei ole. Just nimelt Kinderstube. Kunagi peeti päris normaalseks seda, et juba väikesest peale teatakse seda, mis on hea, mis on halb, mis on sobilik ja mis ei ole sobilik, mis on tabu, millest ei ole sobilik rääkida, millest teatakse, et ühes või teises kohas ei räägita. See on surnumajas isegi või poodumajas isegi lipsust rääkimine ei ole võib-olla kõige. Samas jah, aga kui saali lähevad need lapsukesed, kellel kodus on see, mis on laval. Või puudub üldse mingisugune puutumus, tähendab kõikidest nendest, võt nüüd võime rääkida nendest hinnangulist dispositsioonide süsteemist, mis on kodus üldse jäänud kajastamata, sellepärast kodus neist asjust lihtsalt ei räägita. Kodus räägitakse millest? Mis kellani tööl, kui palju pappi, mis kell homme, see on mölakas, see ei ole mölakas, see tuleb ära kasutada, see tuleb nii. Ta kuuleb, paneb selle kõik kõrva taha ja nii see lähebki. Ei nähta, tuleme nüüd päris alguse juurde tagasi, vaata ilus puu kasvab, siin tammetõrvud, see on tamm, see ei ole, me läheme metsa istutama homme. Kas metsa on võimalik istutada? Ei ole. Puid on võimalik istutada, loomulikult on. On väga tore, kui keegi seda teeb. Mets on kooslus. Mets on sambrikud, rohukesed, puukesed, linnukesed, siilikesed, võib-olla karukegi tatsab seal kuskil ringi. Mets on kooslus. Ja kui sellest aru ei saada, siis on väga raske askeldada. Ja siis tulevadki need, kes ei saa aru, et üks asi on paha ja teine on halb, ühes kultuuriruumis või kultuuri kontekstis. Sest paratamatult iga inimene on oma ühiskonna liige ja oma kultuuri esindaja. Ega see kultuur ei ole ka mitte midagi muud. Laias laastus väga kohmaka, paralleeli tõmbame praegu küll, aga olgu. See on ikka müütide ja tabude süsteem. No need on need asjad, mis kindlustasid ellujäämisel. Jah, just nimelt. Aga kui mamma kosmeetika hulgas on pidevalt purk padjagat, siis see on ju loomulik, eks ole. Padjaga tuletab meelde, on selline salm, mis võtab sinika. Kiiresti. No nii, aga lähme edasi. Analüüs. Eestis otsitakse uut poliitilist korda. Ei tea, kus ta on. Vaata oma laua alla ka. No, hommikul tulin, vaatasin mitmele poole, ei näe kuskil olevat. Aga otsitakse. Selle otsimise peale läheb muidugi hulk aega, mis kõige tähtsam hulk raha ja nii edasi ja nii edasi. Aga kas siis see tähendab seda, et meie praegune poliitiline kord, see on ülestunnistus, et meie praegune poliitiline kord ei kõlba? Mis on poliitiline kord? Tahetakse ilmselt öelda poliitilist süsteemi. No süsteem või kui üks asi on poliitiline, siis ta on suti sitem, kui see asi ilma eesliiteta poliitiline. Tähendab, kui Eestis oleks kord, oleks kõik korras. Aga kui on poliitiline kord, siis on mängus ka litsid poliitilises mõttes. See on nagu demokraatia. Demokraatial on ees, ma olen kogunud tänaseks üle 30 epiteedi saanud. Liberaalne, läbipaistev, rahva esindus ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja siis saa siis aru, millest tegelikult jutt on. No ei ole võimalik. Aga olgu, üks kohe kade hakkab, Heido Vitsur on öelnud ühe lause välja, minu meelest. Ta võtab kokku ühte lausesse meie praeguse tänapäeva. No miks ta peab ütlema praeguse? Lihtsalt tänapäeva. Praegu ongi tänapäev. Ei ole vaja lisada seda mingit praegust. Olgu. Milline skisofreenia,
kanatunded enne potti panekut on olulisemad kui pensionäri elujärg. Ja kui seda kujundlikult laiendada, siis tal on nii õigus, et see õigus ei mahu meie riiki. Jah. Just nimelt, laiendame seda natukene ja ta on määratluse andnud meie tervele praegusele ühiskonna korrale, millele otsitakse väidetavalt lahendust. Aga need, kes otsivad, seda muide ei näe. Puurikanadel jutt on sellest, lõpetame puurikanad ja missugused komisjonid on koos ja kõik, kas aastaks selleks või teiseks või kolmandaks ja või isegi neljandaks ja nii edasi ja nii edasi. Aga samal ajal rahvast juurde ei tule, arsti juurde ei saa, selle juurde me veel tuleme, aga olgu pealegi. Aga minu meelest väga andekas, väga täpne ja väga ilus diagnoos. Nii, Züleyha või Züleitsk, mina ei tea, kuidas... Züleyha on üks variant, aga seda ma olen kuulnud koha peal. Ühesõnaga ei tea, Izmailova ütleb niimoodi. ATH, see on aktiivsus ja tähelepanu häire. Ja autism on osa inimlikust mitmekesisusest. No kindlasti on, aga kas just parem osa? Inimlikust mitmekesisusest, aga milleks piirduda siis nende haigustega või haiguslike nähetega või diagnoosidega. Paneme siia juurde veel jalgade higistamine, hambaaugud, kurgumandlid ja nii edasi. See kõik on osa ju... Sa rõhud selle peale, et loetelu olgu kas täielik või ärgu olgu teda üldse. Või ärgu olgu üldse. See tähendab, et klassifikatsiooni koostamine kui selline. No inimene ei tea sellest paraku mitte midagi. Ja ta ütleb niimoodi. Eestis diagnoositakse ATH ja autismi endiselt ebapiisavalt, eriti tüdrukutel ja naistel. Ning paljud inimesed jõuavad diagnoosini alles täiskasvanu eas, kui läbipõlemine või vaimse tervise kriis on juba käes. Vaimse tervise kriis ei ole inimesel olemas eraldi terviseid. Aga olgu pealegi, diagnoositakse endiselt ebapiisavalt. Tuleb rohkem diagnoosida. Aga kui teda rohkem ei ole, siis tuleb ikkagi rohkem diagnoosida. Siis tuleb määrata. Siis tuleb määrata, just nimelt. Siis tulebki määrata. Tulevad Sotsiaalkindlustusameti töötajad, kes viskavad kulli ja kirja. Ja kes ei ole isegi arstid ja ütlevad, vaatamata sellele, et diagnoos on, et kõik on läbi, aga meie meelest on kõik korras. Ja need, kes ütlevad, et kõik on läbi, need on moodustanud kuritegeliku ühenduse ja andnud valeandmeid. Nii. Margus Tsahkna teatab meile veel. See on väga hea. Uus kangelane kohe. On toonud välja tõdemuse. Iisrael on Eesti sõber. Mismoodi see välja näeb? Tähendab, Iisrael on meie sõber. Kas sinu sõber on või ei ole? Iisrael. Kas mõeldakse nüüd valitsust? No ma tean, et on ka eesnimesid. Jah. Just. Ei, aga on meie sõber. Ja siis nüüd ju väga palju räägitakse sellest, et mis Gazas toimub ja mis ei toimu. Ja nüüd on Iisrael otse kui süüdi selles, et toiduabi piiratakse. Sinna Gazasse toiduabi ei jõua, kohalikud on näljas. Viimati murti sisse ka ÜRO juba toiduladudesse. Aga see tekitab ju kõik küsimusi. Oota, mis toidulaud seal on, miks seda inimestele kätte ei anta? Ja mul tuli kohe meelde see, kuidas Savisaar läks suure võtmega ja keeras võila ukse lahti. Nüüd on paha, samas õigustatakse. See tähendab, et kõigepealt me notime terve hulga inimesi maha ja siis hakkame heategevuseks, et me anname neile, kellel kodud ja kõik me oleme puruks lasknud ja nüüd tõstame nad veel sealt mujalt kuskilt hoopis teise uude kohta ja nüüd anname neile süüa, aga väheses ulatuses, siis on nagu süüdi jälle või ei ole enam süüdi või. Et kõigepealt ma võtan mingi teiba ja haavan sind. See teibaga pähe andmine ei ole üldse kõne all. Kõne all on see, et
kas ma nüüd su eest piisavalt hästi hoolitsen? Pea on sul lõhki, aga kas ma olen sul küünealuseid viimati puhastanud ja kas ma olen sulle juua andnud või mingisugused niisugused asjad? Hambaniiti. Jah, see tähendab, need esialgsed põhjused ja need tegelikud asjad, need ei ole üldse kõne allgi. Ja kui tulevad, siis, aga need ju tegid ka, no läheme siis aastatuhandete taha, hakkame sealt kuskilt jaurama, sealt kuskilt tulema, kes kuskil tegi ja kes kuskil ei teinud. Võtame vana Abrahami ette. Ja, palun väga, me ei jõua sellisel viisil mitte kuskile, aga selline, no võt, siin tulebki välja see meie välispoliitiline küündimatus. Küündimatus on see, mis toimub küüni lähedal. Jah, ja ei ole tammepuu, on palgid, parkett ja raha. Nii, ja siis veel üks asi, mis on üsna tähelepanuväärne. Ja see tuli seoses Narvaga. Inimesed teavad juba aastaid, mis on agressori keelatud sümboolika. Need on lipud, Georgi lint, Nõukogude lipud, sõjaväevorm, selgitas 2024. aastal politsei kolonelleitnant Jelena Mirošenko Russ-Postimehele. Inimesed teavad juba aastaid. Kes on need inimesed, kes teavad juba aastaid? Tuletan siinkohal meelde, umbes pool aastat tagasi või natukene isegi rohkem tüütasin ma nii Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi kui ka politseiametit küsimusega, mis või kus koha pealt saab nimekirja mingitest sümbolitest ja märkidest, mis on avalikus ruumis eksponeerimiseks keelatud. Mis on see keelatud sümboolika? Vastus kõigist kolmest oli ühene. Sellist nimekirja ei ole olemas. See tähendab, et keegi kuskil koha peal hindab, kas kuidas see üks või teine pilt või kiri või mingisugune muu sümbol, kuidas see talle tundub, kas see äkki on mingisugune keelatud või ei ole keelatud ja läheb lahti. Kui on keelatud, siis miks on keelatud? Mida ta võib põhjustada? Sinimägedest tuletame meelde. Mis oli seal keelatud? Paul Maitla tütar oli seal ja registreeritud on Leegioni sõprade klubi märk, see on pealuu ja kondid ja säärekondid seal juures. Seda sümbolit kasutab muide näiteks Skulls and Bones nimeline ühing, mis on üle 100 aasta vana. Ühendriikides. Ja mille liikmed on George W. Bush ja üldiselt presidendid on sealt kaudu. Enamus president on just nimelt selle kaudu tulnud. Mis me nüüd selle kohta ütleme? Kuperjanovi pataljonil on. No mis seal on? Seal on pealuu ja jalaluud. Järjekordselt. Nii, kas nüüd see, kuidas me sellesse suhtume? Ei tea. Igal juhul koha peal Paul Maitla tütar toimetati sealt Sinimägedest või sinna alla, siis hakkas üks mingisugune klaarimine, lõpuks tuli, et ei ikkagi ei olnud. See tähendab, et mingisugust sellist nimekirja, mis keelatud ja mis lubatud, ei ole olemas. Vähemalt nii öeldi nii Justiitsministeeriumist, politseiametist kui ka Siseministeeriumist. Ei ole olemas. Siin räägib keegi Jelena Mirošenko, et kõik inimesed juba teavad aastaid, mis on keelatud sümboolika. Vaata, võib-olla nad teavad. Lipud, mis lipud? Kelle lipud? Pole öeldud. Georgi lint. No selle tähendus täna ja omal ajal need on erinevad asjad. Võib-olla. See on, kuidas keegi nendest aru saab. Nõukogude lipud. Nõukogude Eesti lipp on keelatud. Või? Võib-olla on. Võib-olla mõni ei salli kohe. Aga kui Jaak Valge ja kompanii panid selle sinna Juhan Smuuli juurde üles, siis Smuul ei ole keelatud. Aga see on keelatud. Või? No Smuul on Smuul. Aga jah. Nii, olgu pealegi. Nüüd. Aga mul on üks vaheküsimus. No. Kas maailmas on üks agressorriik
või on neid koguni mitte? ei tea, see on kuidas õiges kohas nimetatakse parasjagu. just nii. vaata, nüüd paar päeva tagasi tuli Riigikohtu otsus. Keegi vene rahvusest politseinik nägi mootorratturit, kellel oli sadula peal tema arust saksa kull. Alustati menetlust, isikule määrati trahv. Mingit haakkristi kuskil ei olnud. Oli kullipilt, kullipilti on kasutatud alates, võib-olla isegi varem, ei tea. Aga Someritel oli see ju. jah, aga Rooma leegionites oli ta täiesti olemas. Ta oli seal nende suurte lippude, nagu lipud üleval. Siis või nendes sõjaväeosades, erinevates leegionites. Seda on kasutatud kogu aeg. Mis on Ameerika rahvuslind? Valge peaga kotkas. jah. Jälle kotkas. No Venemaal oli 2 peaga kotkas. Venemaal on 2 peaga. Neid riike, kus kasutatakse kotkast sümbolina, kas siis tiivad natuke rohkem laiali või tiivad rohkem sorakil või kuidagi või palju neid kotkapäid on, neid on õige mitmeid. Nüüd politseinik nägi, et tegemist on ilmselt, no loomulikult, vene hing sinna juurde, fašisti sümboliga, ehk et fašismil ei ole sellega mitte mingisugust pistmist. Fašismi sümbol Itaalias teadupärast oli kimppuid, mille küljes oli kirves. jah, Fatsas. Fatsio, täpselt. Fatsio, jah. No vot, see ongi see. Sõltub käändest. Jaa. Inimese kehas on muide, arstid teavad ka fastse nimeline asi olemas. No nii, olgu peale selle, kuidas on. Igal juhul nägi. Inimene ei olnud selle määratlusega kuidagi selle trahviga nõus ja asi läks kohtusse. Kohus vaagis ja tuli järeldusel tõepoolest. Kotkas on, aakristi ei ole, midagi ei ole. Tühistas trahvi. Mis siis edasi sai? Politsei ju ei pea ise oma taskust midagi maksma. Kaebas edasi Riigikohtusse. Riigikohtus võttis aega, mis võttis. Lõpuks tuli otsus. Tõepoolest mingisuguseid keelatud sümboleid või keelatud sümbolitest antud juhul rääkida ei saa ja neid ei olnud. Nüüd kohus pidi tegema aasta otsa tööd. Keegi kirjutas mingisuguseid pabereid, keegi vastas mingitele kirjadele, siis tulid mingisugused inimesed, tuli kohtujurist, kes pidi kirjutama, kohtunik pidi tulema istungile, pidi talaari selga panema, pidi süvenema, pidi mingisuguse otsuse tegema, siis loomulikult prokuratuur kaebas selle edasi, sellepärast, et ega proks võib ju, seal ei ole mingit isiklikku vastutust. Inimene tihtipeale, kui ta kaebab edasi, ta peab arvestama sellega, et kas tal raha on või ei ole. Kui tal raha on, siis ta saab edasi kaevata. Kui raha ei ole, süüdi. Siis on süüdi ja ongi kõik. Ja õiglus võidutseb. Ja antud juhul kulutati tohutult aega, tohutult mingisugust muud ressurssi, raha kas või loomulikult seda kõike, seda maksumaksja raha. Kas seda kohtuprotsessi ei oleks võinud ära hoida? Loomulikult. Selleks pidi lihtsalt too trahvi teinud politseinik endale aru andma, mida ta teeb. Ta võiks natukenegi mingisugust ettevalmistust omada selle üle, mis pilti ta näeb. Just tuleme selle tamme juurde tagasi. Aga ei, talle tundus, ta kujutas endale ette ja läks lahti. Paar päeva tagasi tuli see Riigikohtu otsus, et mingisugust vaenu õhutamist, mingisuguseid vaenu õhutavaid sümboleid antud juhul ei olnud. Nii et no näed, paar päeva tagasi tuli siin ka Riigikohtu otsus, et jõest mereni ei ole õhutav ja kuritegelik ja mis kõik. Kui ma sulle ütlen näiteks, kui ma olen mingisugune suurmaapidaja või omanik. Mul on mingisugune maatükk ja ma ütlen sulle, näe, see on minu maa, siit jõest mereni välja. Jõest mereni.
no kui nüüd see sinu näite politseinik on saanud ülesande seda märgata ja ette kanda, done. Oleneb, võib-olla ongi niimoodi, et kes ütleb. Olgu. Nii, lähme edasi. Harvardi ülikoolil keelati rahvusvaheliste üliõpilaste vastuvõtt. Kes on rahvusvaheline üliõpilane? Ma saan aru, välismaa üliõpilane, kes on tulnud välismaalt õppima, ükskõik, kas või Tartusse meile siia, on leidnud endale mingisuguse sobiva eriala, vaatab, et õppejõudki toredad. No aga kui originaalis oli international? Ülikool traditsioonidega, miks mitte? Ta on välismaalt tulnud üliõpilane. Mis tähendab rahvusvaheline mees, kes selle kirjutas oli kuskil? Oli. Kas ei olnud mitte mutt, ei olnud? Mul tuli ka mutt pähe, aga suure kahtlusega. Jah, olgu, rahvusvaheline üliõpilane. No kes see on? No võtke ennast kallid inimesed kokku, kirjutage, et välismaa üliõpilaste vastuvõtmine. Välismaalt tulnud, välismaa üliõpilaskandidaat. Päritolu. Välispäritolu, ja näiteks. Kodakondsus või... Nii, aga nüüd läheme meie ilusate lemmikteemade juurde. Ai. Siim Kallas ütleb. Tuletame meelde, et Siim Kallas on tolle Rail Balticu üks ämmaemandatest. Siim Kallas ütleb niimoodi. Rail Baltic on projekt, mis teeb Eestit suuremaks ja vähendab ka sümboolselt kuulumist Venemaa mõjusfaari. Nii ütles Euroopa Komisjoni endine asepresident ja Eesti endine peaminister Siim Kallas Tallinnas toimunud rahvusvahelisel mobiilsuskonverentsil. Kallas tundis muret, et Eestis annavad tooni rahvaliikumised, mis on püsivalt kõikide suurprojektide vastu. Püsivalt kõikide, selge. Aga nüüd, olgu sellega, kuidas on, seda inimesel on õigus arvata, mida ta tahab. Aga nüüd, mis teeb Eestit suuremaks? Kuidas teeb see Eesti natukene suuremaks see raudtee? Kas sul on mingisugune mõte selle koha peal? Ruumilis-geograafiliselt näiteks. Ei tee. Ei tee. No, mida suuremaks? No, ma ka ei... Ja vähendab sümboolselt kuulumist Venemaa mõjusfääri. Kuidas see raudtee vähendab meie kuulumist? Kas me kuulume sinna ikka või ei kuulu või? Kas me oleme Venemaa... No kui ta vähendab, siis me kuulume. Kui ta vähendab, siis järelikult me kuulume Vene mõjusfääri. No Ida-Virus pidid kuulama ja vaatama ja... Huvitav küll, muidu nii terane ja särav ja väga hea keelega ja niisugune äärmiselt nutikas meesterahvas. Aga see küll, ma ei tea, kuidas selline on juhtunud. Juhtunud see on võib-olla niimoodi, et ta rääkis mõnes teises keeles ja siis oli see lost in translation. Ei, ta ikka päris teisi. Konverentsil. No jah, meil kipuvad inimesed üldiselt rääkima ja mul tuleb jälle Tsahkna meelde kogu aeg. Igal võimalikul juhul laseb oma inglise keelel kõlada, mis ei kõla mitte kuidagi. Aga noh, vaid see asi. Nii, esimene Ida-Euroopast. Irja Lutsarile anti Bukarestis üle Bill Marshalli auhind. Ja mul on nüüd küll küsimus, kas see tuli mingite teadussaavutuste eest, mille kohta ma otsisin muide, ei suutnud leida, või tuli see mingisuguse tegevuse eest mingis olukorras mõni aeg tagasi? Kas sellega kaasnes ka siin nimetamata jäänud rahaline preemia? Ei. Selle kohta ei tea, ei oska öelda. Võib-olla mitte, ei räägi kaasa, kuna ei tea. Aga see jätab küll nüüd sellise mulje, mis võib olla ekslik, loomulikult me praegu võib-olla mõtleme siin asju välja, aga mulle jäi selline mulje sellepärast, et rahvusvahelisi saavutusi Irja Lutsaril teadusvaldkonnas ei ole. Rahvusvahelisi ma pean silmas.
Võib-olla nüüd tagantjärgi omistatakse mingisugune või tehaksegi veel kiirelt mingisugune asi, mida öeldakse, et vot seda võib sellisena käsitleda ja seda võib sellisena vaadelda. Aga varem, tähendab, tavaliselt on niimoodi, et kui Margus Lepa teeb siin mingi revolutsioonilise avastuse füüsika vallas, püüab palja pihuga välgu kinni, no siis on ta juba järgmisel päeval esiteks ajalehes ja kui ta ellu jäi, siis ka kuskil autasustamisel ja ilmselt Nobeli preemia ka ei ole sellisel juhul küll kaugel. Meie oludes pigem saaks tööd tsirkuses. Aga võib-olla. Täna on niisugune väike selline ilm, täna võib-olla. Ma proovin. Kui välku lööb, siis kutsume Lepa kohale, püüab kinni. Aga niisugune. Nii, ja nüüd on üks asi, mis see on üks, mitte peidetud isegi, aga välja öeldud, aga ma kujutan ette, et millegipärast meil väga vähesed loevad seda siit välja. Nimelt juttu on Muskist, Elon Muskist, kes teadupärast nüüd oma valitsuse ametikohalt, mis oli see efektiivsuse amet, valitsuse efektiivsuse amet, ütleme niimoodi. Ja ta lahkub sealt ja ta ütleb niimoodi. Kuna minu planeeritud aeg valitsuse eritöötajana lõpeb, tahaksin tänada president Donald Trumpi võimaluse eest vähendada üleliigseid kulutusi, kirjutas Musk XX-is. Doge missioon ainult tugevneb aja jooksul, mil see muutub kogu valitsuses eluviisiks. Ja sellest, mil see muutub kogu valitsuse eluviisiks, see tähendab, et tegutsemismuster saab loodetavasti edaspidi olema selline, et iga senti ja selle kasutamist kontrollitakse ja kaalutakse ja tehakse kõik selleks, et selle iga sendi kasutamine oleks võimalikult efektiivne. Mida ta välja ei öelnud, aga mis on selge, kes natukene on juhtimisteooriaga tegelenud või protsesside kulgemisega, see teab täpselt. Ülim, mis saab inimene teha, on, kui ta mingisuguse protsessi viib nii kaugele, et see muutub ise reguleeruvaks. See tähendab, et ei pea enam sekkuma, kõik kulgeb ainult, sa pead jälgima, et siin on õlitatud, et siin on materjal läheb ette, et masin on korras, et see, need täiendavad teenused, mis sealt kuskilt tulevad või mingisugused kõik, mingisugused temperatuuri muutused ja need säilimised ja kõik see, et see kõik töötab automaatselt juba. Inimesed teavad, neid ei pea kättpidi kogu aeg viima juurde, vaid nad juba teavad, kuidas protsessi loogika toimib, kuidas see asi käib, mis sellest lõpuks välja peab tulema, nad saavad aru, nad teavad, nad oskavad, neil on kogemus ja kõik, ehk viia kogu asi ise reguleeruva protsessini välja. Vaat see on nagu see saman. Ei väsi ennast kiitmast ma iidamast, aadamast ammu juba. Kraksusin ma siin samas oma heleda jõleda häälega Nõmme raadios maha, et iga seadus peab vastama ühele ja ainult ühele tingimusele. See on, et ta peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, nagu viitab õrnaste hellaste meie põhiseaduse preambul. Ei, meie teeme, kurat, me ehitame Rail Balticu Lätti hoopis, kui Eestisse ei saa. See on ka üks mingisugune müstiline asi. Olukorras, kus meil ei ole enam raha emode igasuguste muude asjade jaoks, meil ei ole koolisööklateks ja nii edasi. Ei, me nüüd hakkame seda Lätti ka veel ehitama. Ma näen siin õudsemat asja. Kes on selle ütleja selja taga, et ta võtab endale sellise ütlemise õiguse? Ja see ei ole esimene kord. Võib-olla on oht selles, et kui see protsess nüüd seisma järsku jääb, et siis hakatakse küsima ka kuskilt mujalt, ega seest ei küsi keegi. Et kuule, kuhu see raha läks? Kus te selle raha panite? Kus see läks? Kuhu pandi?
oot, nüüd me hakkame neid muldkehasid siin üle mõõtma. Aga senikaua, kuni protsess käib ja on võimalik raporteerida, võib-olla see niimoodi käibki. Aga olgu, lähme, mul on täna jube kiiresti kuidagi aeg läinud. Nii, kuula, midagi ilusat sulle. Tallinnas toimub, kuidas niimoodi? See nakkab. Tallinnas toimub neljapäeval, see tähendab juba tänaseks päevaks toimus, rahvusvaheline mobiilsuskonverents fookusega küsimusel, mis mõjutab kogu Euroopa liikumiskultuuri. Kas rongist võib saada nii mugav valik, et autot pole vaja? Rongiga Pääskülast, ütleme, ma ei tea. Seebi tänavale. Seebi tänavale, jah. Tähendab, kas põhimõtteliselt, kas rongist võib saada nii mugav valik, et autot pole vaja? Vastus on väga lihtne. Ei või saada, ei ole võimalik. Sa ei pääse rongiga igale poole, seal võib olla mugav ja kõik, aga sa ei pääse rongiga igale poole. See küsimus, sellele on imelihtne vastus ja sellele vastab 3. klassi poiss, vastab täiesti selgelt, ei ole võimalik. Ja nüüd kuula, moto on niimoodi, tulevik on rongis, nii mugav, et autot pole vaja. Tulevik on rongis. Kas meie kõigi tulevik on rongis siis või? Auf Estnisch bitte. Auf Estnisch bitte. Auf Estnisch. Alle. Mida see tähendab? Tulevik on rongis. Suug. Ühesõnaga, me elame kõik rongis. Kuidas sa aru ei saa? Tulevik on rongis. See põhjendab ära ju selle Rail Baltica, et kõik me läheme rongi ja sõidame ja kohale ei jõua keegi. Nii, no ei, olgu pealegi. Nüüd paneme edasi. Emosid ummistavad kergete tervisehädadega patsiendid. Minister Jolleri meelest tuleks neile ust näidata. Kes näitaks ust minister Jollerile? Põhimõtteliselt. See on hea küsimus. On see võimalik? Vaata. Näidati talle ust, kui talle tehti lahti see parlamendi uks. Näidati talle kabineti uks, kus ta ministriks sai. Kas nüüd on siis niimoodi, et nii jääbki või? Tähendab, kogu selle asja, hea küll, lõppimisest aitab küll, aga mitte keegi ei ole esitanud küsimust avalikult, miks see nii on. Äkki on emod umbes selle tõttu, et mujale ei ole lihtsalt võimalik pöörduda. Mujale ei saa minna. Mujal ei võeta vastu. Tähendab, isegi sinnamaani on mindud, võtas perearstilt saate kiri ja siis tule emosse. Tähendab, murrad oma jala, lähed perearsti juurde, roomad ilmselt siis. No järjekord ka võib-olla natuke. Järjekord ka. Perearst on puhkusel või on õhtul või kuidagi. Ei võta telefoni. Ei saagi. See tähendab, see kõnepruuk ei ole ministri kõnepruuk. See on kibestunud inimese, poliitiku. Ma ei ütleks nii hullusti, see on lihtsalt puudulikud teadmised. Ta ei tea tegelikku olukorda. Jällegi ametialast ettevalmistust ei mitte mingisugust. Erialane ettevalmistus tal võib-olla on, sellepärast, et ta on ilmselt lõpetanud ülikooli arstina. See on erialane. Aga amet on tal praegu minister nendel kahel asjal. No siin ongi see. Ei ole palju ühist. Üks on ametialane ja teine on erialane. Ametialast ettevalmistust muide Eestis praktiliselt mitte kuskil ei võimaldata. Siin on see küsimus, et vaata, minister, tema põhiväärtus on see, et ta oskab loopida loosungeid ja Jolleril ei tule see kõige paremini välja. No mitmel teisel ka ei tule, aga rahvas harjub. Aga kas lepib ka? Väga paljud lepivad ka. Lepib, see peabki nii olema. Juba minu vanaisa ütles, et kui Brežnev midagi kuulutas, meie kõik plaksutasime. Nii, järgmine. Riisalo. Signe Riisalost jutt. Endine minister muide. Hooldereform planeeritud kujul jääb kehtima.
selge seisukohavõtt. Hooldereform jääb kehtima. Jätkab. Ma saan aru, et sellega on olnud segadust sõnastuse osas, sõnas Riisalu, tunnistades, et selle koalitsioonilepingu punkti sõnastus oli segadust tekitav. Tähendab, kui ei suudeta isegi sõnastada, siis kuidas peavad sellest aru saama need inimesed, kes peavad selle segase sõnastusega seaduse järgi tegutsema? Tuletan sulle meelde, et see oli vist Parkinsoni seaduses, kus kirja koostamisel sekkus lõppfaasis segase sõnastuse spetsialist. Nüüd läheb edasi. Oi, aeg. Politsei- ja Piirivalveamet ütleb niimoodi. Kasutasime numbrituvastuskaamerate andmeid eesmärgipäraselt. Kogu asi oli ebaseaduslik. Seda tunnistab õiguskantsler, mitmed komisjonid on tunnistanud. Kogu tegevus oli ebaseaduslik. See tähendab nüüd seda, et sul oli mets, ma varastasin selle metsa ära. Ja küll ebaseaduslik tegevus on see virutamine sinult. Aga ma müüsin selle maha. Ma kasutasin seda metsa eesmärgipäraselt endale raha teenimiseks. Ja mis te õiendate mu kallal? Mu tegevus oli ju eesmärgipärane, mis sest, et see tegevus algselt oli algusest peale ebaseaduslik. Ja seda räägib meile siseminister praegu, kes ei saagi ma ei tea, kas te ei saa aru. No võib-olla see vene taust lööb ikkagi nii välja, et või... No on sul läinud loosung jälle. No, nii. Ja Andre Hanimägi jätkab. Ma ei tea, kus parteist tema. Siseminister kiirustas, kui jättis politsei suveks pimedusse. See tähendab, et kui neid ebaseaduslikke kaameraid ei ole, siis on politsei pimeduses. Teeme veel siit ühe järelduse, mis on loogiline. Ebaseadusliku tegevuse puudumine jätab politsei pimedusse. Tähendab, aetakse õiget asja, aga väga valede vahenditega. See tähendab, et nüüd tuleb viimane aeg on seadus ümber teha, et seadustada ebaseaduslik tegevus. Nii. Ega see esimene kord ei ole. Kui juunis ei tegutseta, möödub suvi kriitilise tööriistata. Mis asi on kriitiline tööriist? See tööriist... Kui juunis ei tegutseta. No kui haamrivars on peaaegu katki, siis see haamer on kriitiline tööriist. Nii, Gerda Õunapuu teatab, Reformi noor, muide. Kui riik vaikib, tuleb surm aknast. Vabandust? Kui riik vaikib, tuleb surm aknast. Tammert mõisteti õigeks, sest praegu pole seaduses vabasurma minek kuidagi reguleeritud. Seaduse silmis on tegemist metsiku läänega, kui reeglid puuduvad. Ning igaüks võib surmateenust pakkuda. Igaüks võib pakkuda. Ma löön kellegi maha. Ma pakkusin talle lihtsalt surmateenust. Või tegin hilinenud abordi. 20 aastat jäin hiljaks. No jah, ikka seega pole enam küsimus selles, kas peaksime sellest rääkima, vaid kuidas me selle seadustame. Et kõik võivad pakkuda surmateenust. Kuidas me selle seadustame? Et kõik saaksid pakkuda surmateenust. Aga ütleme, et see on inimõigus. Et ma saan pakkuda surmateenust. Jaa, igaüks võib igaühele pakkuda surmateenust. Jah, olgu. Vanasti oli selle nimi vist sõda või ma ei tea. Nii, kuule, nüüd on kiirelt veel üks. No näed, me ei jõuagi kuigi. Jõuab, rahulik. Uus Putini Lukašenka viisapakt ähvardab migrantide survega. Kui palju on sinna Soome piiri peale ja siis sinna Läti piiri peale, Eesti piirivalvurid tulid ka äsja tagasi, sealt aitasid sealt korda luua ja tõrjusid migrantide, keda ei olnudki nüüd seekord neid survet, et Valgevene suunab sinna piiri peale ja siis nad seal siputavad. No need on olnud võib-olla 200 kokku või. Kuule, aga kelle organiseeritud migrantide surve Aafrikast Euroopasse miljonite kaupa, kelle pakt see oli? No
pead sa nüüd sinnapoole vaatama? ei, no kui siin on palun üks pakt, mis tõi 10, võib-olla isegi 100 ebaseaduslikku põgenikku kuskile piirile, aga Euroopasse tuli neid miljoneid. Kes selle pakti taga on? No, olgu. Kuule, nii, mul on nüüd üks lõpetuseks midagi ilusat ka. Mul siin sõjateemalised ja piiriteemalised küsimused on ikkagi õhus. Vaata, näidatakse suure töö saavutusena, et ehitatakse mingisuguseid, pannakse betoonpunkreid ja siis on need tankitõrje mitmeharulised maha laotatud nii meil kui Leedus. Aga paralleelselt sellega näidatakse, on liikumas videoklipid, näiteks Hiina hiigellaevast, mis on droonikandja ja kus on 100 000, kui mitte miljoneid droone. Lennukikandja moodi, aga ilmselt natuke teistsugune. Ja et see pidi olema nüüd maailma kõige suurem, kõige vägevam, aga venelased saavad ka kohe valmis ja siis on veel suurem ja veel vägevam. Ja siis näidatakse, on klipid, kus on hiigellennukid, nagu transpordilennukid ka droonikandjad. See tähendab, et meil on 2 tüüpi sõda. Üks, see droonivärks, mis lööb platsi vajadusel puhtaks ja teine siis igasugused betoonpunkrikesed ja tankitõrje mugulad, mis annavad meie patriootilisemale kontingendile vist tööd, tegevust, et neil igav ei hakkaks või kuidas seda mõista? Ei no, hiljaaegu oli siin kaitsevest toimus ja selle järgi otsustades on küll kõik jutud Eesti kaitsetööstusest kui sellisest. Bluff. Ei ole, kuskil keegi midagi natukene teeb, midagi natukene nokitseb. See ei tähenda tööstust. Aga eks näeb, võib-olla kuskil keegi võtab enda kokku. Selle Milremist on väga palju juttu olnud ja kuhu on suundunud endised kõrged riigiametnikud. Asja ka otsapidi ju Araabia Ühendemiraatide omanduses. Nii et kelle heaks keegi kuskil tööd teeb, eks nad ise teavad. Aga Maarja Vaino on järjekordselt maha saanud ühe väga toreda tekstiga, kes ütleb niimoodi. Meie ühiskonnas levib ebamäärane hirm, kes liiga palju oma suud pruugib sellel ja 3 punkti. See on omamoodi imelik kogemus, et kui saad aru, et üha rohkem inimesi eelistab teatud teemadel mitte rääkida, siis võib rääkida vihjamisi või kõnelda tasandatud häälel targu pilku ümbritsevatele heites, nii kirjutab kolumnist Maarja Vaino. Kui ühiskondlikel trenditeemadel ette nähtud, see tähendab ainuõigetest arvamustest kõrvale kaldud, võid saada mingil viisil ära tühistatud. Paraka me olemegi sinna jõudnud, muide. Ja Lauri Vahtre kommentaar sellele on muide suurepärane. Maarja Vaino ütleb niimoodi, mingil teisel tasandil on olemas ebamäärane ring, ma loen maha, sellepärast, et muidu see on väga ilusti öeldud. Ebamäärane ringkond inimesi, kes on võtnud enesest mõistetavaks õiguseks kirjutada ette, mis on õige ja mis on vale. Ja nüüd Lauri Vahtre ütleb niimoodi, seda lauset lugedes meenus Vikerraadio meediatund, kus Marju Himna õnneliku häälega siristas sellest, kuidas ajakirjaniku hakatisi õpetatakse immigrantidest õigesti kirjutama, et ei oleks diskrimineerimist. Aga mingisugune alusdokument sellele viimasele tuli ikka õige mitu aastat tagasi ja see peaks mul kuskil arvutis alleski olema. Ja siin me olemegi, et koolis õpetatakse lapsukest, kes enne nägi tammepuud ja elu selle otsas lehti ja kõike, nägema palki ja raha, mõtlema siit maalt siiamaani või üldse mitte. Ei, mõtlema ei pea. Sul on ette antud stammid, sul on ette antud mudelid
ja kõik sa mahutad sinna mudelitesse. Sinu eeskuju on tehisintellekt ja mõtlemise asemel reageerimine, loomise asemel konstrueerimine. Ja muidugi. No võt niimoodi. Vot, nii palju. Tänaseks mõtlemiseks ja... Ole tänatud, väljauuriv ajakirjanik Andres Raid. Kas siin nüüd midagi kuidagi mõelda, reageerida on, seda otsustab iga vaataja, kuulaja ise. Ja olge tänatud kõik need, tänu kellele me siin neid õudusjutte maalt ja merelt saame teile silma ja kõrva torgata. Kes tahab, läheb muidugi akna peale ja hüüab kõva häälega, see ei ole nii, aga meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.